24 000 vaatamist. Tervist, daamid ja härrad. 24 000 vaatamist. See on ulmeline number, see on ulmeline, kui keskmiselt mul 5-6 000, ma loen seda kui tipuks, et see on nagu hea vaatamiste arv. 7-8 on juba hea, siis praegu seisuga 24 000. 24 000, see on uskumatu. See on nagu ühest küljest hea, teisest küljest halb. Nii palju kommentaare, kui loll ma olen, et ma ostsin selle auto, ma pole veel näinud. Kommentaaride kohta loomulikult tuleb teha eraldi video, sest siin on nagu nii palju nagu väärt aru saama, kuigi ma saan aru sellest, et võidelda kommentaatoritega, see on tühja tegemise arv, aga võib-olla mõned asjad nendes kommentaarides on tõesti põhjendatud. Üks asi, mida ma selles videos praegu välja toon, et ma ei hakka eraldi kommentaare siin lahkama, ainult ühe asja, mis ma välja toon, see lugu selle kütuse kallamisega asjaga, et kallati sinna umbes 4 liitrit kütust läks sinna kanalisatsiooni. Paak oli täiesti tühi, kui ma sinna kallasin. Sinna läks 4,2 liitrit oli äkki. See on üks aspekt. Ja teine aspekt on see, et kui ma ostsin selle auto, siis bensiininäidik, armatuuris bensiininäidik oli põhjast oli. Paak näitas, et paak on täis. Me ei osanudki arvata, et seal tegelikult ei ole üldse bensiini. Aga see selleks, et see on selle koha pealt, et kas on seal kütusevoolik või see, et miks sa ei kontrollinud ja kuidas ma kontrollin, ega igat autot minnes ostad, sa ei viit õstuki peale. Ja on see viga nagu on. Ühesõnaga, millega siis, lähme selle juurde, millega eelmine video lõppes. Me käisime Marguse juures, tegime korda, panime selle vooliku tagasi kinni, ma viisin auto tanklasse, kallasime bensiini natuke sisse ja tõesti kütuse leke oli kadunud. Tehtud, isegi Margus tuli kontrollima. Noh. Aga panen gaasi korraks. Vaatame korraks gaasiga. Ei, mitte midagi. Ja. Nüüd on tehtud. Et me saime veast jagu, kõik oli super. Ja osades kommentaarides ka, et kas tõesti nüüd selle vea pärast lähed kohtus? Loomulikult mitte. Ma ei saa aru, kas keegi viitsi nagu loogikat hakkab. Loomulikult ma ei lähe 20 euros. Ma ei lähe isegi sellepärast, et seal mingi, mis seal oli, stabika puks või mis asi oli seal katki. Mingi asi oli veel. Ma ei lähe nende pärast ju kohtusse. Loomulikult mitte. Ma olen arvestanud tõesti, et see on 3000 auto, see on B6, see on vana auto, seal võib olla igasugused asju katki. Et see, mille pärast ma lähen kohtusse, see juhtus juba järgmine päev. No nii, päevaga rahu ei saa. Eile just tegelesime selle kütuse teemaga ja nüüd on käigukast. Teise käiguni läheb edasi, mingi vea annab, mul midagi. Tuleme siia Hõbenoolesse. Selge, võtsin siis sellelt rentnikult selle auto ära ja viisin lähimasse käigukasti remonditöökoda. Lähim remonditöökoda, mis oli Hõbenool Peetris. Viisin siis auto sinna. Järgmine päev andsin võtmed üle, palusin siis teha diagnostika, anda mulle teada, mis vead on ja palju see kõik mulle maksma läheb. Nad ütlesid, et see nädal nad ei saa ka üks diagnostikat teha, aga järgmine nädal on täiesti võimalik, nad teevad diagnostika ära ja võtavad minuga ühendust. Järgmine nädal, aga ma olin perereisiga Poolas. Ja Poolas ma olin sellises kohas, kus mul reaalselt levi ei olnud. Mul ei olnud lihtsalt isegi pulkasid telefonil. Ja see oli põhjus, miks ma arvasin, et mul ei helistatud. Tulin tagasi Poolast ja loomulikult otsustasin minna Hõbenoolde.
uurida siis, mis Passatis sai, mis vead on, palju see mulle maksma läheb, et siis otsustada, mida ma edasi teen. Kas ma seda hakkan remontima, midagi vahetama, palju see maksma, ühesõnaga, saab juba edasi otsustada, mis saab. No nii, olen siin Hõbenooles. Olen siin Hõbenooles ja sain siis diagnostika tulemused teada. 4000 on remont autol. Auto ostsin 3000-ga ja remont on 4000. Nii et jah, päris huvitavad ajad. Päris huvitavad asjad on siin toimumas. Nad andsid mulle teada, seal on 3 viga. Ma võin nüüd eksida, mis oli 3. viga, aga 2 ma mäletan väga hästi. Üks oli sidur ja teine oli mehhatroonika blokk. Hiljem uurides on tõenäoliselt on mehhatroonika blokk katki. 3. viga, millest ma 100% kindel ei ole, oli seotud õliga, õlipump või ma nagu, mul ei ole paberit ka, ma praegu hetkel ei suuda meenutada, mis ta oli, miks need 2 jäävad meelde, sest uurides edasi ma saingi teada, et tõenäoliselt sellise vea kirjelduse puhul ongi tegemist mehhatroonika blokiga, see selleks. Ja siis anti mulle teada, palju see maksab. 4000 eurot. Auto ma ostsin 3000-ga, remont on 4000. Ja teate, sellises masendusseisus, sellises pettumuses, ma niisama nagu, teate, nagu pool vihast nagu küsisin, ja isegi mitte, ma väga ootasin sealt vastust, et tahaks nagu midagi süüdistada, et miks ta mulle ei helistanud varem, kuigi ma ei tea, mis see muutnud oleks, aga miks te ei helistanud mulle siis varem, et need vead on ja palju need maksma lähevad. Ja siit peale seda küsimust asi läks huvitavaks. Lugu on selline. Hõbenool ütles, et teate, me üritasime teiega ühendust võtta, aga meie süsteemis millegipärast süsteemis olev telefoninumber on vana omaniku oma. Ja siis nagu vaatas mulle otsa ja küsis, et kas te olete nagu uus omanik või? Ma ütlesin, jah, ma olen nagu uus omanik. Sest väga imelik lugu on siin kõige selle autoga seotud, sellepärast, et 1. juuli käis auto Hõbenooles sama veaga. 3. juulil anti omanikule teada, teostati diagnost ära ja anti omanikule teada, mis vead on ja selle maksumus. 12. kuupäeval ostan auto mina. Ehk siis sellest, uurides seda asja natukene lähemalt, ma teen väga loogilise järelduse. Panen teile ajaga paika, ajajada või kuidas ma ütlen, et kuidas lugu areneb. Juunikuus eelmine omanik ostab auto. 1. juuli ta pöördub Hõbenoolesse sama probleemiga. Sama käigukasti probleemiga. 3. juulil antakse talle teada, et on 3 võimalikku viga ja maksumus on 4000. 12. kuupäeval ta müüb auto mulle. Ja nüüd, kui me võtame arvesse, et see kuulutus oli üleval umbes nädal aega enne seda, ehk siis 12 miinus 7, me saame kätte väga huvitava ajajoone. 1. pöördumine Hõbenoolde, 3. kuupäev. 1. kuupäev pöördub Hõbenoolesse sama probleemiga. 3. kuupäev ta saab teada
probleemist ja saab teada selle maksumuse. 5. ta paneb auto müüki, 12. ostan mina auto ära ja 13. auto sama veaga läheb uuesti hõbenoolde. Mina väidan, et eelmine omanik teadlikult müüs mulle varjatud veaga auto, millest oli 100% teadlik. Ja selle pretensiooni ma esitasin ka talle. Tema väitel autot ta vahepeal remontis. Kuulutuses ei olnud kirjas, et on käigukastiga probleeme. Ei olnud. Ehk siis 5. kuupäeval, kui ta pani selle kuulutuse ülesse, väidetavalt on käigukast korda tehtud 3. kuni 5. kuupäevani. Oli see käigukast korda tehtud, ta paneb müüki, kirja ei pane, väidetavalt käigukast ju korras. Kirja ta ei pane, 12. ostan mina ja 13. läheb kast katki. Mina leian, et mind peteti. Mina leian, et mind tõmmati. Mina leian, et see auto on laip. Ja see on ka põhjus, miks ma kavatsen kohtusse minna. Mitte mingi selle kütuse toru pärast ma ei kavatse, et see bensiin seal lekkis. Ma isegi ei kavatsen minna, kui paak oleks lekkinud. Ma isegi siis ei oleks kavatsenud. Aga vot selline nagla käitumine teise suhtes ja väita, et ei olnud ta teadlik sellest veast. Vot see ajab närvi. No nii, olen siin hõbenooles. Olen siin hõbenooles ja sain siis diagnostika tulemused teada. 4000 on remont autol. Auto on 3000 ja remont on 4000. Nii et jah, päris huvitavad ajad. Päris huvitavad asjad on siin toimumas. Sain ka veel ühe huvitava asja teada, et see sama auto oli käinud, mis ta on siis 9 päeva enne seda, oli käinud siin samas hõbenooles ja sama veaga. Nii et tundub, et see müüja oli teadlik sellest veast. Nii et nüüd on nagu küsimus, et mis edasi. Remondi hind 4000 eurot. Auto ma ostsin 3000-ga, autoremont 4000. No vot, siin ta seisab. Surnud loom. Remont 4 tonni. Ostetud 3 tonniga. Ja remont 4 tonni. Surnud loom. Minu surnud loom. Mis sellega peale hakata, mul pole aimugi. Kavatsen minna kohtusse, et saada oma raha tagasi. Las ta võtab oma panni endale. Ja mina siis tahaks raha saada.